iga päev võtan oma enda Mhm. isiklikuks energiatööks, ma võtan aega ja ma mõtlesin, et ja mul on olnud, ma olen viimasel ajal päris palju, ma ei tea, mul on niisugune üks hästi äge challenge praegu käsil on ju. Olen iga päev nagu noh, lihtsalt, et ma ei tea, mis see järgmine samm mul on nagu enda ettevõttega seoses, aga et ma saan aru, et ma päriselt, kui ma mõtlen sellele endale, keda mina tegelikult kehastada soovin praegu ja ma mõtlen sellele inimesele, sellele, kellel on 10 000 eurot on igakuine sissetulek on ju ettevõtte kontekstis, siis et mida see Einike nagu päriselt teeks või mis on need asjad, mis talle tegelikult meeldib teha Mhm. ja, või kuidas ma seda ise näen. Ja siis ma nagu sain aru, et okei, et see oli mulle nagu, et kui ma ise olen ju human design'i järgi, ma olen see niisugune puhas generaator, kes tegelikult kogu aeg peab nagu, et mul on lihtsam asju teha, kui mul on millelegi vastata. Mul on lihtsam päriselt nagu hästi ehedalt väljendada ennast siis, kui mul on vastas teine inimene või kui ma taipan või märkan midagi, mille peale mu keha reageerib. Ja mu keha kuidagi klikkis selle peale, selle mõtte peale, et päris põnev. Et noh, et kui ma mõtlen ka enda elu peale, siis tegelikult ütleme, et 3 korda nädalas, 3 korda nädalas päriselt nagu kohale ilmuda selle iseenda jaoks oleks päris põnev Mhm. nagu juba ollagi ju see. Ma lihtsalt ja päriselt luuagi endale keskkond, kus mul on millelegi vastata. Mul on ju võimalus ise võtta vastutus selle enda eest, kes ma tegelikult soovin olla. Ehk siis ma juba pean täna tegema samme. Ja mis mind selles jagamises hästi kõnetas, oli see, et ta ütles, et ta ei saanud tegelikult esimesed 2 kuud veel aru, et esimene kuu tal läks nagu mega hästi kõik mingi müügid hakkasid tulema ja nii edasi, onju. Ta võttis ju selle aja iseendale, et kogu aeg ennast viia sellesse energiasse, kus sa tegelikult teed tööd enda energeetikaga. igas kõnes on võib-olla erinev teema, mingi fookus, onju, aga kõik tiirleb selle ümber, et kes ma olen, kes ma valin olla, mida ma valin teha. võib-olla on need praktikad, mille jaoks muidu ei võtaks aega. Teisel kuul ta ütles, et tal läks kõik pekki, aga ta ilmus kohale. Ta ütles, et tal numbrid kukkusid Mhm. ja siis tekkis tegelikult niisugune batuudi efekt. 3. kuul ta tegi nagu lennu. Ehk siis ta sai aru, et see, et ta sinna nendesse kõnedesse ilmus kohale, ükskõik mis seisundis, ükskõik mis olekus, on ju, aga tegelikult ta iga kord valis iseennast, valis seda ennast, kes ilmub oma ettevõtte jaoks kohale. Ja ma sain aru, et ah, ma ju ise teen nagu, et ma tõesti nagu alates mitte märtsist, veebruari algusest ma olen tegelikult järjest astunud samme selleks, et oma energeetikas nagu teadlikult olla kohal, on ju. Päriselt ilmuda kohale. kasvõi see, et kui ma hommikuti nii-öelda teen oma väikest tantsu, on ju, siis ma keeran seda oma sisemist naist, on ju. iga õhtu ma natuke reflekteerin ja teen sinna niisugust manifestatsiooni poolt juurde. ehk siis ma isegi ja ma näen nagu, kuidas energeetiliselt hakkavad vastused tulema, kuidas mingid võimalused hakkavad tulema ja see ja siis ma mõtlesin, et okei, suvi on üliäge aeg, minu arvates parim aeg, kui enda energiaga tööd teha. palju lihtsam on selle naiseliku energiaga kontakti saada. ja samal ajal mul on kogu aeg küsimus, et kuna ma hakkan mingit oma podcast'i tegema või mingid inimesed juba küsivad ka, et Einike, tahaks kuulata, mida sa jagad, mida sa räägid, mida sa teed. ja siis kuidagi eile, kui ma seda uudiskirja kirjutasin, ega mul uudiskirja alguses mul veel ei olnud nagu lõplikult ära otsustatud, et mida ma teen. ja siis mingi jõuan nagu sinna kohta, mõtlen issand, aga mulle ju meeldis see mõte, et ma ilmun kohale selle enda, ma juba kehastan seda Eenikest, kes ma olen. ja kui lihtne on mul ju ka inimestega päriselt seda luua ja, ja nii huvitav, siis ma märkasin ühte oma vana uskumust või see, mida ma olin nagu kedranud enda peas nagu mõnes mõttes, et ma olen hästi palju saanud vastu pead, et ma annan nii palju tasuta sisu ära. Ja kuidagi mulle jõudis kohale, et isegi kui ma teen tasuta gruppe või mis iganes, siis see on lihtsalt minu lugu. see ei ole ju lõpptulemusena tasuta asi. nagu
sest ja ma kohe räägin nagu natukene edasi ka seda poolt, et mis koha peal see nagu, mis koha peal see ei ole tasuta või mis loogikas see taipamine minuni tuli. aga noh, põhimõte on ju selles, et, et, et ma olen olnud nagu lõksus selle koha peal, et kus oi, ma andsin, jälle teen midagi tasuta, annan kuskil oma teadmisi ära, jälle ma teen seda ja ma olen nii kaua endale vastu pead selle eest andnud, et sellega ma tegelikult selle sisekõnega ennast tegin väiksemaks. mitte selles tegevuses ei olnud küsimus. ja ma saan aru, et see mingi üle-eelmine nädal hästi kõnetas, ma olen seda varem, ma ei tea, kui mitu korda seda nagu metafoori kuulnud. aga no põhimõte on selles, et kui sa ja ma saangi aru, et mis on hästi palju niisuguse spirituaalsete ettevõtjate probleem. noh, vähemalt minu enda kogemuses ja ma olen nii palju enda lähiringis näinud. kõik, et inimesed jõuavad tegelikult enda sees selle äratundmiseni, et ma tahan teha äri. siis nad jõuavad ka igasuguste manifesteerivate õpetusteni, kus öeldakse, et 80% energiatöö, 20% füüsilised liigutused. ja siis see 20% jääb kuidagi nagu hästi umbmääraseks ja mis see 20% siis täpselt on ja mis need sammud on ja sageli siis ja isegi nagu noh, vaata see vari nagu võtab selles osas üle, et ma ju olen kogu aeg heas energias ja ma kogu aeg tõstan oma energiat ja sagedust ja mis ma siis, miks mulle ikka need kliendid ei tule ja miks mind ikka ei nähta ja miks mind ikka ta. ja siis ma nagu ja siis see metafoor, et see aitas mul nagu kuidagi, see maandus minusse niimoodi, et igas kuus või igas 2 kuus on sul vaja ühte kivi, mis on see koht, kus sa teed tegelikult müüki. aga iga päev, see on nüüd see 20% need liigutused, mis me teeme. ja iga päev selle kivi ümber selleks, et see klaas nagu ära täita, on vaja liiva. Need igapäevased pisikesed nii-öelda sammud, mis me teeme, see on see liiv. noh, näiteks teed sotsiaalmeedia postituse, saadad välja uudiskirja, teed kellelegi kõne, mõtled läbi oma pakkumise ja nii edasi. ehk need on need liivaterad, mis üldse võimaldavad seda nii-öelda müüki teha, mis on see kivi. noh, niimoodi metafooriliselt rääkides. ja mõnes mõttes see, kuhu mulle tundub, et inimesed jäävad nagu seisma või nad ei tee neid liivaterasid sinna ja ootavad, et see kivi toimiks, et see müük toimiks. aga tegelikult need liivaterasid sa iga päev paned natuke ja see teadmine, mis see liivatera on või mis see sisu on või mis ja ise saad valida, kui suuri liivaterasid sa tegelikult iga päev paned, onju. tegelikult võib olla ka nagu mingi erikujulisi, mis match ivad ülihästi ja mis on niisugused suuremad. aga et see teadmine tuleb sellest naiselikust energiast, sellest, kes lihtsalt on, kes lihtsalt naudib elu, kes suhtleb, kes läheb välja jalutama, see, kes tantsib, see, kes võib-olla kirjutab märkmikusse mingeid asju. eks need liivaterad tulevad ainult siis, kui sa tegelikult lubad endal nagu olla ühenduses tegelikult iseendaga, onju. ja vot see nagu, siis mõtlesin, et okei, aga mis siis, kui minu liivaterad terve see suvi on see, et ma päriselt loon sisu, mille loomist ma ise naudin ja samal ajal ei tundunud see mulle üldse kuidagi keeruline, sellepärast et kui palju, noh, kui ma näitan oma märkmikku, siis kui palju ma Mhm. see aasta olen kirjutanud iga päev mingeid taipamisi ja asju üles, seda on Mhm. nagu nii palju ja ma tegelikult, see ei jõua mitte kuidagi nende inimesteni, kes jälgivad mind. sellepärast, et ma kogu aeg mõtlen, et kuidas ma saaks seda sisu nagu kuidagi tuua, et ma pean nüüd hakkama eraldi looma, ma pean hakkama eraldi tegema ja samas ma saan aru, et minu enda kogemus sellest, kuidas ma varem toimisin või kuidas varem minuni inimesed jõudsid, oli tegelikult see, et ma jagasin enda teekonda, ma jagasin seda protsessi, kus ma olen praegu. see, et ei ole oluline ja minu lõks on see, kui ma hakkan liiga läbi mõtlema, kui ma hakkan planeerima, siis ma ehitan juba veebilehti ja siis ma juba ehitan kõik muud asjad ära ja selleks ajaks, kui mul oleks vaja hakata inimestega suhtlema, siis ma olen nii, ah, ma ei viitsi enam, mul Hakkad on üle sellest minema. teemast nagu siiber, onju. Mhm. ehk siis see nagu see, kuidas ma mõtlesin, et okei, aga miks mitte. et kui ma võtangi nagu 3 tundi nädalast selleks, et kohtuda nende samade naistega, kelle jaoks ma tegelikult sisu loon.
ma annan neile võimaluse, nad ei pea valima seda, nad võivad valida seda. ja samal ajal mina saan teha kahte asja korraga, mina saan teha nagu seda enda energiatööd, sest ma tean, et mul tulevad taipamised grupi ees olles, on ju. ja teine on see, et ma saan ka samal ajal luua sisu. ehk siis nendest, kui ma mõtlesin nende kõnede peale, mida ma tahaksin terve see suvi teha ja võib-olla mõnikord ma olen üksinda, aga võib-olla olen ma ei tea, 10 või 50 on ju, ma ei tea seda ette. aga mõnes mõttes see mulle nagu nii äge mõte endale, sest et ma saan ise juba tunnen seda, mis muutust see saab luua minu jaoks ja mis muutust see tegelikult saab luua nende osalejate jaoks, kes päriselt valivad või siis lihtsalt valivad kuulata 3 korda nädalas, ütleme niisugust pooletunnist juttu, mida ma räägin, on ju. lihtsalt mingi autosõidul või rannas või jalutuskäigul, sest et nad valivad tegelikult sellel endal lihtsalt nagu olla kohal iseenda jaoks. sest et kui ma mõtlesin selle sisu peale, mida ma tahaksin jagada, siis ma ütlen, et halleluuja, seda infot, mis tegelikult nagu, mida reflekteerida, on nagu nii palju.